teise väravahi rolli jäänud praegu ja noh, Kaur Kivila sai märtsis ka A-koondise mängu kirja meeste seas Aafrikas rahvusvahelisel turniiril. Pall liikuma, Paide hakkab ehitama. Olla astub ilusti vastu. Nüüd seda palli pärast võitlemist siin ja sealpool Sapinen. Ja nüüd tuleb senderdus taha Zenjovi peale, kes on tegelikult peaga väga osav. Ja Flora saab nüüd palli omaks ja Sapinen paneb ja ta paneb sinna Nigula ääre peale. Zenjov 16 kasti juures, sealt tuleb väike rikošett ja Žaržule tullakse päris jõuliselt sisse. Päris korralik pürotehnika toss tulnud ja Zenjovi paas! Ja viiakse üks ära. See nähtavus on muidugi selline 12. minutil, et vaatame, kas siit tulevad mingid protestinoodid ka, aga see on hea, nagu oleks mai tuli põlema pandud. No ütleme see hetk, kui see pall sinna Zenjovile jõudis, siis vaikselt hakkas see toss väljakule tulema, et ta nüüd nagu 100% nii ei seganud, kui me praegu telepildis siin korduses näeme, et nii hull see seis siin Pärnu staadionil ei ole, et ta on selles mõttes Paide väljaku selline 1/4 võib-olla on selle siis tribüünipoolses osas. No nüüd me näeme uuesti seda palli, mis tuleb sinna praktiliselt penaltipunkti lähistele ja Nigula jääb natukene hiljaks Zenjovi takistamisel. Ja ongi, et ega Zenjov loeb ära selle momendi, kuna sööt antakse ja siis Nigula sellel hetkel ei suutnud ikkagi siis... Nüüd on, ütleme, Flora sellise kontrolli ikkagi nagu kätte saanud ja suudab äärt vahetada kiiremini ja Paide peab ilma pallita rohkem tööd tegema ja siit. Ja Žaržu käes. Noh, sa pead vähe tugevamini võtma, seda enesekindlust rohkem olema, et praegu ta ei ole saanud siin ääre pealt jooksu. Ja suurepäraselt saab Valdmets veel peaga. Kreida peaga ja Kolobov uuesti otsib üles ja ühe puutega Valdmets ka veel edasi ja Sapinen võitleb nii palju positsiooni pärast, et Varjund jõuab sinna veel toetama. Ja Flora käes pall jälle alama ääre pealt, sealt tuleb ääre pealt Tovstikilt veel üle jooks ja Zenjov taga. Ja katusele, värava katusele rahulikult saaks korraks vaadata, et kui see jääb, siis jääb kas keskkaitsjatele või kuhugi siia taha, et noh, ütleme ründavas faasis pool kaitset, kõik ääreründajad, neil nii kiiresti astutakse juurde. Ja ütleme, et kui seal Sapinen on kahe keskkaitse vahel, siis M-kumb, kas Valdmets või Varjund tuleb siis sinna teise keskkaitse peale ja M-kumb jääb siis õimu peale, nii et hästi on ära jaotud, nüüd õim on vaba, saab siin üle ääre viia, aga ei. Ja Sapinen praktiliselt juures ja vaadake, missugust pressingut tehakse. Sander Alamaa lööb ära ja nüüd tegelikult Paide. Noh, ma vaatasin, praegu oli rünnakufaasis Floral rohkem mängijaid kui Paidel neid, kes üritasid lühikese sööduga alt välja tulla ja ühel hetkel see eksimus tuleb. Nii on ja no, ütleme, et sellel hetkel oleks saanud kindlasti võib-olla riski vabamalt mängida. Aga kuna Flora nii palju mängijaid ettepoole tuli ja tegelikult pingilt tuli ka infot, et minge astuge järjest ja järjest lähemale, siis mängijad seda tegid ja ikkagi suutsid niimoodi kinni joosta Paide siis üles ehituse, et sealt sunniti neid eksima. Minu meelest oli see, et kuidas järjepanu nüüd me näeme küll päris hilises faasis, aga kuidas tegelikult Flora surus Paide oma 16 kasti peale ja nüüd see Tovstik vasakul, Kalmõkov paremal, Kolobov keskel. Valdmets, Kreida, Varjund, keskväli, Zenjov alama ääret ja siin on võimalus. Et justkui iga kaotatud duell nüüd pani Andrades väga kehva söödu ja Flora saab vahele, Sapinen saab rahulikult 16 kasti tulla ja sellisel sööduga ja... Siit oli väga lähedal juba jälle. Pall nendest üle läks ja nurgalöök ja Madalvei tuleb, saab pikenduse sealt Miller panna küll. Jääb pall. Kasti oli keskele! Nüüd on päris palju mehi seal penaltipunkti lähistel. Jääb Kolobov ja lööb pallist mööda. Tuli sealt üle, kogu sellest meeste summast üle. Sapinen astub üle, läheb Ojamaale ära 16 kastis. Ja meelitab selle palli sisse mingit moodi. Žaržu laiutab käsi, 58 minut, Flora juhib karikafinaali 3-0. 3-0, Baranka on tablool ja no siit sellest olukorrast ikkagi Paidel on juba väga raske välja tulla, aga vaatame kordust olukorda, kus tegelikult Sapinen ikkagi 1-1 duellis Ojamaad edestab sealt läbi poeb äärest ja kas sealt Rikossetist läheb sinna ette nurka, et miks Žaržu seal üllatunud oli või eest nurka siis nagu kinni ise ei saanud pandud. Nii ja vaatame seda sama momenti, Kolobov keerab. Sapinen ootab ja nüüd see sama moment Ojamaaga 1-1 duell ja Sapinen pöörab sealt mööda tast. Ja lähebki Andrade pihta ja ette nurka sisse, nii et siin korraks oli võib-olla ka
see olukord, kas nüüd pall üle otsajoone läks või läinud, kui siit Sapinen läbi läks, vaatame selle nurga alt ülesse ja võitluse peale ja sealt need lahtised pallid ära korjata, et kui sellise Varjund väga osavalt jälle vabaneb ja sööduga ja see on 4. See on 4. Sergei Sinjovilt teine longates, aga pall on võrgus. Ja see on, ütleme, saab ka selles momendis korra selle lahti seletada, et siin Floral oli 2 auti järjest ja siis esimese audi järel, kui pall oli väljas, siis taheti kolmikvahetus ära teha, aga peatreener ei lastud selles momendis vahetust teha, et tahtis oodata, kuni siis on Paide pall ja seal vahetus ära teha, aga siis tuli uus aut peale ja tehti ikkagi see vahetus ära ja nüüd vaatan, kuidas Sinjov praegu liigub, ma pigem arvan, et ta vist võetakse äkki puhkama ära. Eks ta on oma töö teinud, aga Varjundilt suurepärane mahapööramine. Vabanes 2 Paide mängijast, näete siin. Teine tuleb siit juurde talle ja sellise väikse kannaga võtab ette ja noh muidugi. Nii, Padamosi saab palli alla, mängib Cabralile, Cabral jällegi. Flora tegelikult teeb nii, et pressi siin, et ei saa edasi mängida ja Varjund siin söödab juba paremasse äärde ja Kuraksin on juba aktsioonis ja parema jalaga paneb sinna söödu keskele ja tuleb, ei tule. Alamaal oli võimalik teine lüüa. Mees, kes siis U17 maailmameistriks tulnud Brasiilia koondisega. Milline suurepärane pall Padamosi pea peale. Oli nii, et aga ei olnud selleks soorituseks sellist head taset, aga siin jookseb juba üle. Vaadake seda Kuraksini kiirust, kuidas läks praegu minema ja keskele. Chippi ei tule ja teise ja veel on võimalus, aga see pall on ikkagi võrgus. Ja 5-0 ja see üleminek, no ütleme, et me teame Florat nagu sellest ajast ikkagi ammu, kus ta ikkagi neid häid üleminekuid on teinud aastalt aastasse ja siin näitab selles mängus, ütleme esimest korda, tal polegi vaja varem olnud seda. Kuidas minnakse konkreetselt kiiresti ja suurte jõududega kontrarünnakusse ja Sapinen ka naudib seda hetke ja olukorda. Ja no see kiirus, see Kuraksini ääre pealt tõus ja noh, ei ole lihtne päev Tarmo Kingil taas kord, nii peab ütlema. Paide linnameeskonnal on kõvasti tööd, et asjad paremaks saaks ja nüüd tuleb koguni 4 vahetust korraga. Näen, jah, Daniel Usta, Tristan Teeväli, Ilja Antonov, Rauno Alliku, selline nelik on siis sisse tulemas, kui me näeme seda väravat uuesti. Žaržu tahab esimese tõrje ära. Sapinen Kaia jõuab sinna Andradega veel ette. Siin ikkagi väike rikossett jällegi siis Viktor Hugost, et klubi see pall sisse läheb, aga nii on. Nii, vaatame, kes meil siis Flora klubi juures olnud, kui klubi edukas on, siis nendel on ka rohkem ette näidata. No Sapineni, jah, esimene karikas oli 2013, kui veel oli ikka selline poisikene veel ja see pilt ikkagi ei lähe meelest ära. Aga nüüd Soona mängib Tovstikist sealt mööda, veel väga osavalt mööda ja panebki nurka ära. Ja näitab, et ei ole midagi. Meis on ka töötahet, meis on soovi väravaid lüüa ja ühe lööme tagasi. 82 minut ja Kivila 0 on murtud. Kivila 0 on murtud ja sellise nurga alt niimoodi ära panna näitab ka ikkagi külma närvi ja oskuslikkust ja no ütleme, et sellise nurga alt tavaliselt söödetakse sinna keskele ja samas kui me oleme rääkinud, et sinna Paide mängijad ei jõua, siis ei jõuagi ja Soona võttis selle vastutuse endale ja paneb. No Tovstikule teeb ikka korralikult siin selles olukorras ära. Ja tõmbab siit vasakuga niukse paugu, nii et Kivila tõmbab isegi pea eest ära, et poleks seda liigutust teinud, siis võib-olla oleks isegi pihta läinud näkku see pall, aga nüüd Tovstik jah eksib selles olukorras ikkagi. Ja Karl Kopper annab lõpu üle, palju õnne Tallinna FC Florale, läbi aegade 9. Eesti karikavõit. Valdmets, Alamaa ja Tovstikal Mõõkov. Ei, nemad ei olnud. Kollo? Ei, nemad on ka olemast, aga ühesõnaga, et siin ühe nädala jooksul mitu karikat kätte saada on ikka päris hea. Aga nüüd on see hetk, Rauno Alliku selle karika üles tõstab Tipneri karikas, mis on valmistatud Inglismaal. Aastast 2012 on see karikas olnud mängus 53 sentimeetrit kõrge ja väga lihtsa logoga, lihtsalt Eesti Jalgpalliliigu NSE-aegne logo on seal peal, inspireeritud selline väike. Paide linnameeskonna peatreener Tarmo Kink on minu kõrvale jõudnud, no Tarmo, kui avapoolaja järel tegelikult seis oli küll 0-2, aga ei paistnud see mängupilt kuidagi üldse selline väga ebavõrdne olevat, siis praegu tuleb ikkagi tõde tunnistada, 1-5 kaotus on päris kindel allajäämine. Mis see oli, mis täna saatuslikuks sai? No
eks kõik 5 väravat olid omamoodi saatuslikud, aga selge see, et 2-0 pealt sul on alati veel lootus, aga ja eks see 3. juba lõi põhimõtteliselt selle kirstunaela meile ära ja eks peale seda et muidu oleks pidanud distsipliini lõpuni hoidma, et sa ei tohi nagu päris lappes seda mängu lasta, aga 5 on täna tõsiasi. Häälestatusega täna meeskonnal, kui sa siin pühapäevase mängu järel olid kriitiline meeskonna suhtumise suhtes ka, siis kas täna on sul ka selliseid etteheiteid? Ei ole mingeid etteheiteid, et nagu siis ütlesid ka, et mänguliselt see võib-olla ei olnud see 0-2 teenitud meie jaoks, aga kuskil me teeme väikseid apsakaid vigu ja vastane selles mõttes kohe kasutab need ära, eriti just Flora-sugune meeskond ja Flora on praegu hea soos ja me peame tööd edasi tegema. Paidel on praegu päris raske periood käsil, aga hooaeg on veel tegelikult ikkagi nii noor, et kõik on võimalik. Kuidas sa näed, et te nüüd sellest august välja ronite ja ikkagi oma sellise õige positsiooni ja mängustiili ja suhtumisega edasi lähete? Ega siin muu ei aitagi, ega elus alla ei tohi anda, selles mõttes uskuma peab ja kõige tähtsam peab tööd tegema, et ega nagu ma ütlesin ka eile intervjuus, ega kuskil mingit võlu inimest või džinni ei ole, kes meid välja päästaks, et ise peame selle töö ära tegema ja nii ongi elus. FC Flora, selle mängu üks kangelasi, Sergei Zenjov, tere Sergei! Tervist! 2 väravat, peab vist ütlema, et nii Flora kui ka sina ise lähete ainult paremaks selle hooaja peale. Kuidas see võit täna tuli, kuidas sinul need 2 väravat täna niimoodi tulid? Mõnusalt tuli. Löögid vasakuga, 2 vasaku jalga, et mul on selline mulje, et ma kogu aeg Pärnus löön väravaid nagu, et mis mängi ma mäletan Pärnu vastu või karikas ikka löön väravaid siin nagu. Hästi tuli välja. Kodune tunne? Kindlasti kodune tunne mäletab. Keha mäletab, kuidas siin lõin värava, kui olin noor. Selles mõttes, mis see on ikkagi, mis teid täna tegi nii palju paremaks? Kindlasti meeskonnatöö, see on kõige olulisem, kõik panevad täiega igas trennis, igas mängus. See on kõige olulisem ja treenerite töö, meeskonnatöö, kõik nagu klapib väga hästi kokku ja see annabki tulemust. Juhitisin tähelepanu ka sellele, et sina olid täna kõige vanem mängija Flora ridades platsil. Ega see vanus on tegelikult selline, öeldakse ainult number ja sinu vanus on ju veel tegelikult ka üsna noor, aga tunned sa, et sul on ikkagi isu, jaksu, motivatsiooni, tahtmist, viitsimist, kirge, kõike jagub? Kindlasti kõik on. Noored tulevad järgi ja tunnen end ka noorena nendega koos ja siis see vist aitabki mulle ja mõjutab minu mängu ka. Rauno, tere! Tervist! Palju õnne! Tervist! Aitäh! Ma ei tea, mitmes karikavõitse sul on, küllap sa ise oskad 4. Kas on millegi poolest ka magusam, et tegelikult see tulemus on ikka ülivõimas? Jah, siukse skooriga ei ole võitnud ja väga hea mäng meie poolt ja esimene karikafinaal Pärnus, et kõik nad on tähtsad, aga täna oli väga-väga ilus. Kas sa ootasid enne mängu sellist esitust teie poolt? Ma ei oodanud ausalt öeldes midagi, et tulime mängima nii, nagu me tahame mängida, et tööd tegema, mitte ootama, võib nii öelda. Mingi võib-olla ootus hinges ikka natuke oli kindlasti see, et ikkagi võit tuleks. Jah, ma ei tea, mõtlesime lihtsalt, teeme need asju, mis me teeme. Hooaja algus oli teile natukene raske, oli natukene konarlik, aga läks aina paremaks ja nüüd tundub justkui, et Flora justkui nagu oleks pidurdamatu. Mis see on, mis on teile sellise nagu jõu ja hoo andnud? Ega mingit suurt saladust ei ole, et lihtsalt vahepeal mõned pusletükid saavad paika ja edu kasvatab edu. Iga võit annab meeskonnale positiivset emotsiooni ja enesekindlust ja selle pealt asjad liiguvad. Kuidas teil on õnnestunud see selliste vanemate mängijate ja selliste tõesti väga noorte mängijate suurepärane kokkusulatamine? Sina kui kapten, kuidas sa näed? Ma arvan, et praeguseks hetkeks on see õnnestunud väga hästi, et keegi ei karda kedagi, et me oleme kõik võrdsed, suhtleme üksteisega, teeme nalja ja noored annavad enda mänguga teatud asju, vanemad annavad kogemust, et ma arvan, et see on praegu hästi hea sümbioos. FC Flora peatreener ise Konstantin Vassiljev, no Konsta, palju õnne. Tere, aitäh. Sinule on see peatreeneri ametis esimene karika võit. Jah. On see nüüd siis erakordselt mõnus? No ikka mõnus ja esimene karikafinaal, kohe võit ja
täna avastasime, et see tegelikult Floraga võitsime alles 2020 karikat ja siis päris pikk periood möödas sellest ajast ja kindlasti oli täna soov seda tagasi endale saada. mis see oli, mis teid ikkagi täna nii pidurdamatuks tegi, kuidas sa seda meeskonda nagu, oli ka midagi erilist enne mängu? Aigo Orgla ütles, et ei, igaks mänguks lähed ühtemoodi vastu. No selles suhtes ega midagi erilist küll ei olnud, aga ma arvan, kuidagi praegu see kõik, mis me väljakul näeme, päris palju tuleb just mängijate seest, et ja see on kõige olulisem, et me ei pea neid kuidagi eraldi motiveerima, see peabki nii olema. Ja kindlasti tulevad ka võib-olla raskemad hetked, aga praegu me oleme selles heas hoos ja seda oli ka näha täna. Nüüd on 7 mängu järjest võiduta. Päris muljetavaldav. Kaotusteta. Vabandust, kaotuseta just, et 7 mängu järjest olete võitnud. Ja. Päris muljetavaldav seeria. Ikka sedasi samamoodi edasi? No ikka tahaks. Kas see on alati võimalik? Elu näitab, aga kindlasti meid ootab veel enne koondise pausi üks mäng, mis väga oluline ja ega Nõmme United kodus ei ole kõige lihtsam vastane. Valmistunud taastume, natuke nautime ja siis lähme edasi.